Markevi labori tegevusele ja tööle pikkade aastate jooksul nüüd juba, on see, et me saame öelda, et nad sõid päris palju liha, sõid mingil määral ka teravilja, aga meeste ja naiste toidulaud oli mõnevõrra erinev. Mehed armastasid rohkem süüa kala ja sealiha, võib-olla nagu tänapäevalgi. Naised rohkem sihukest lammast, kitse, veist, aga ka piimatooteid. On põnev? Ma näen kive siin on. Ja ega arheoloogide tööpõldu vaadates väga tihti inimestele tundubki, et eestlane sõi kive ja potikilde ja võib-olla natukene puukoort ja lörtsivett. Ja see ei olnud üldsegi niimoodi. Kui me vaatame nüüd päris esimesi eestlasi, siis mida me nende samade biomolekulaar-analüüsidega saame öelda, on see, et nad olid väga kõvad kalasööjad. Võib-olla sealt ka tugevad luud ja head hambad, eks ole. Ja seda me näeme nii nende luudesse ladestunud keemiliste signaalide kui ka savinõudesse ladestunud rasvajäänustega. Kalasupp oli A ja O sellel ajal. Te olete leidnud iidset kalasuppi? Absoluutselt. No suppi nad keetsid, aga liha, kala, kuidas nad valmistasid, praadisid, küpsetasid? Ja ega vanad eestlased ei olnud sugugi rumalad, nad ilmselt tabasid ka varakult ära, et on väga erinevaid meetreid, kuidas süüa teha saab. Üks, mida me kindlalt saame öelda, et jah, kuumtöötlus kahtlemata oli väga populaarne. Me näeme seda ka savinõude pealt. Siin on üks 800 aastat vana pott kukkunud kalmistult ja siin on üks juba väljas näha, et tuld on see savinõu ikka korralikult saanud. Ehk siis ongi teda siit väljast niimoodi korralikult kuumutatud. Teine, mida me näeme, ma saan sulle näidata siin suurepärast eelajaloolist või varaajaloolist katlakivi. Ka neil oli sellega probleeme. Kui me liigume ajas edasi, siis mis need suuremad toitumise muudatused ja arengud on olnud. Näiteks piim, meie väga oluline toidulaual praegu, eks ju. See tegelikult tuleb sisserändajatega umbes 5000 aastat tagasi. Rukkileib öeldakse alati kõige olulisem eestlase A ja O, eks ole. Rukkis on hoopis üks kõige hiljem lisandunud teraviljasid meie toidulauale. Hoopis odrakarask on see, mida sa peaksid sööma ja sellest me saame rääkida pronksiajast umbes 1000 aastat enne Kristust, umbes sellest kandist. Ja siis tegelikult juhtub ka see, et lähevad need hambad käest ära, sest et igasugused teraviljad on väga suhkrut ja süsivesikute rikkad. Hambaid inimesed ei kippunud tollel ajal eriti hästi pesema. Kaaries hakkas tekkima ja hammaste tervis läks väga tõsiselt käest ära. Te unustasite naeri ära. Naeri unustasin tõesti ära ja naeris on ilmselt üks niisugune asi, mis lisandub meie toidulauale umbes 12-13 sajand. Tõenäoliselt seoses mingisuguste idapoolsete linkidega, nagu me teame, naeris kultuuriliselt sealkandis võib-olla rohkem levinud. On täitsa olemas. Ja naeri vahetas välja kartu? Ja see juhtus pisut hiljem, 19. sajand, läks natuke aega. Keskajal olenes see, mida söödi inimese seisusest. Aga kuna mustpead kuulusid ikkagi linna eliidi hulka, siis nende toidulaud ka peegeldas seda. Nad sõid väga palju liha, nii värsket liha, mis oli seisuse sümbol, kui ka suitsuliha, suitsuvorsti, keelt, sinki. Aga mida nad ei söönud, oli metsloomaliha, sest see oli ette nähtud üksnes aadlikele.